Rünnakud Iraani suurimale naftaterminalile Kargi saarel võivad sõjakäiku muuta. Trump teatas, et mitmed riigid saadavad laevu Hormuzi väina avatuna hoidmiseks ja terrorismi vastaseks võitluseks. Meil on külas endine USA mereväe leitnant komandör Tom Sauer. Komandör, aitäh, et olete meiega. Ja kui me räägime võimalustest, kuidas Hormuzi väina avada, olgu selleks suurem õhuvõimsus, maismaajõudude kasutamine või isegi liitlaste abilaevade saatmisel läbi väina. Milliseid neist sa pead parimateks võimalusteks? Aitäh, et mind vastu võtsid, Griff. Parim võimalus on mereväejõud. Olen kallutatud, sest käisin Mereväe Akadeemias ja olen 20 aastat sellele probleemile pühendunud, nagu ka mu sõbrad ja vend. Meil on töörühmad, mis on tegutsenud juba enne minu sündi, keskendudes ainult Hormuzi väina vabana hoidmisele. Paljud neist mu sõpradest valmistuvad praegu operatsioone tõustama. Nad on praegu valves ja väga otsustanud. On suurepärane, et meie liitlased, näiteks prantslased, saadavad lennukiga India Charles de Gaulle'i löögigrupi. See on tõesti hea uudis. Ta rõhutab, et ameeriklased ei soovi praegu oma vägesid Iraanis või mujal välisriigis näha. Donald Trumpi suur kuldlaevastik on sellest oluline osa. Ilmselgelt võtab see aega, keskendudes Ameerika Ühendriikide taasindustrialiseerimisele ja meie laevaehitusele, eraldades $10 miljardeid strateegilise kapitali büroo kaudu, mida juhivad David Lark, asekantsler Hexet ja president Donald Trump. See jääb tõesti mereväe probleemiks. Olen Hormuzi väina mitu korda ületanud. Ja see on üsna kriitiline kitsaskoht ülemaailmse naftavarustuse jaoks. Ja see on midagi, millele president Trump on palju keskendunud ja ma olen selle suhtes pikaajaliselt väga optimistlik selle suhtes. Jaa, Ton, sa tõstatasid tõesti olulise punkti. Nimelt selle, et mainisid töörühmi, kes on juba aastaid selliste asjade planeerimisega tegelenud. Arvan, et mõtled ka töörühma 52. Ja mulle tundub, et see tegelikult nõrgestab kriitikat Trumpi administratsiooni suhtes, kus öeldi, et sellise olukorra lahendamiseks puudus plaan. Selgita, mida arvad ja mida teeks praegu töörühm 52? Jah, ehk nägid mu eilset X-i postitust, kus ütlesin, et see on täiesti naeruväärne. Tõsi, töörühm 52, kus mu noorem vend oli varem operatsioonide ohvitser, tegeles vaid väina puhastamisega. Hiljuti liideti see hävitajate töörühmaga töörühm 55. Aga sul on ka töörühm 56,1, mis on mereväe EOD, minu endine ametikoht. Olen nende meeste suhtes veidi erapoolik, sest nad kasutavad sukeldujaid, EOD-d ja mehitamata allveesõidukeid väina puhastamiseks. See on pidev probleem. See on midagi, millest mina ja mu sõbrad oleme lugenud, rääkinud ja planeerinud juba sellest ajast, kui olime kadetid Mereväe Akadeemias. See ongi kogu kontseptsioon, see pole mingi uus idee, et mis juhtuks, kui Iraan sulgeks väina. On olemas täielikud operatiivplaanid, mida me nimetame plaanideks või selles valdkonnas, mis on sisuliselt sõjaplaanid. Mida koostatakse pidevalt, mille jaoks harjutatakse ja mida kogu aeg kohandatakse. On olemas suur hulk väga hästi väljaõpetatud, hästi varustatud ja täielikult pühendunud inimesi, kes tegelevad sõna otseses mõttes ainult selle probleemiga. Kes väidab, et me ei valmistu, ei tea, millest räägib või valetab. Leitnant komandör Tom Sauer, aitäh teie panuse ja teenistuse eest. Suur aitäh, Cliff! Isa teabe saamiseks kutsume Mark Esperi. Härra, mul on hea meel teid saates tervitada ja soovin kohe arutada viimast uudist. President teatas sotsiaalmeedias, et paljud riigid, eriti need, keda mõjutab Iraani katse sulgeda Hormuzi väin, saadavad sõjalaevu. Koos USA-ga väina avatuna ja turvalisena hoidmiseks. Mis on teie reaktsioon, härra? Tere hommikust! Suurepärane algatus. Mida rahvusvahelisem see küsimus, seda parem. Paljud riigid, eriti Aasias, on Hormuzi väinast tuleva naftatarnete katkestamises palju rohkem mõjutatud kui Ameerika Ühendriigid ise. Teiseks on mõjutatud ka paljud teised riigid lisaks meile. Usun, et rahvusvahelistamine lisab meie tegevusele diplomaatilist kaalu ja legitiimsust. See aitab hoida väina avatuna ja suurendab Hormuzi väina võimekust. Meil on maailma võimekaim merevägi.
kuid Hormuzi väinas on hävitajaid vähe. Teiste riikide saatelaevade lisamine oleks edaspidi väga kasulik. Seega pean seda suurepäraseks algatuseks. Kui lisada sellele see, mis just öösel Kargi saarel juhtus, kus Iraan töötab suurema osa oma toornaftast, see on suur löök ja suur võit Semuneva jaoks. Kui lisada see, mis seal juhtus, teeme Iraaniga suuri edusamme. Oled maininud, et Iraan on vastupidavam. See on minu arvates väga huvitav. Need asjad mõjutavad nüüd su arvutusi. See pealkiri nii-öelda oli veidi eksitav. Vaata, lõpuks on sõda kahe riigi tahte vastasseis. Ja praegu tundub mulle, et iraanlased on muutunud julgemaks. Eks, nüüd kui nad on üle elanud meie kõige hullemad rünnakud ja streigid, on neil olnud edukas üleminek. Valitsuses ja institutsioonides paistab olevat killustumist. Nüüd esitavad nad nõudmisi sõjajärgse maailma, reparatsioonide ja Siach-Siachami Adomi piirkonnast lahkumise kohta. Nafta hind muutub novembrikuiste valimiste eel üha olulisemaks. Me teame, et demokraatiad arvestavad avaliku arvamusega rohkem kui autokraatiad ning see on jõhker autokraatia. Minu mure on alati olnud, et tahte vastasseisus, eriti olukorras, kus enamik ameeriklasi seda veel ei toeta, võivad nemad kauem vastu pidada, et oma sõjalisi eesmärke saavutada. Kui nemad kaotavad, võib nende režiim kokku variseda. Just nende dünaamikate tõttu ongi praegu nii. See tegevus Karga saarel näitab, et oleme valmis saart ründama. See võib olla ka sihtmärgi pehmendamine, et proovida seda maavägedega vallutada. Just seda tahtsingi küsida. On teateid, et Trumpi valitsus kaalub maavägede saatmist? Vähemalt väikese üksuse, et siseneda ja kindlustada tuumarajatised, mida pommitamisega ei tabatud. Mida arvad? Kas arvad, et on tark saata eriüksusi? See oleneb eesmärgist ja tulemusest. See oleks lihtsam ja vähem riskantne, kui lennata Iraani sisemaale, et konfiskeerida tuumamaterjali või kaitsta kohti nagu Isfahan või Fordov. Kaubasaar asub kitsuse põhjas, üsna kaugel Hormuzi väina käänakust. See on vaid 100-120 miili kaugusel Kuveidist, Bahreinist ja muudest kohtadest, kuhu helikopteriga pääseb lihtsalt. Sa võiksid selle hõivata ja kontrollida voogu, mille kaudu Iraani majandus õitseb nafta jaotamisega. See tõesti suruks nad nurka, kahjustades nende majandust ja võimet oma sõjapingutusi toetada. Nii et see võib tõesti olla hea käik. See pole riskideta, kuid on teostatav ning kindlasti lihtsam, kui Iraani südames vägesid paigutada. Kui ma ei eksi, õige, sa viitasid maitsetele. Varem või hiljem peavad nad alustama taas dialoogi Iraaniga, sest see võib aidata konflikti lõpetada. Siin Iraani suursaadik ÜRO juures selvitab, miks nad jätkasid uraani rikastamist. Kas Iraani otsus tõsta rikastamise taset tehti ainult vastusena Ameerika Ühendriikide ja Euroopa riikide kohustuste rikkumisele? Arvan, et küsimus on alati Iraani usaldamises. Sekretär Esper, kuidas neid usaldada? Ükskõik, mis kokkuleppe me nendega teeme, nad austavad seda ja lõpetavad ebaseadusliku rikastumise. Me pole neid kunagi usaldanud, seepärast toetasin Trumpi JCPOA'st lahkumist 2018. või 2017. aastal. Ma pooldan režiimi muutust, kuid praegu pole Iraani rahvas valmis režiimi kukutama. Seda on väljastpoolt raske teha, tuleks palju vägesid kohale saata. Minu arvates liigub Pentagoni peastaap hästi edasi peamiste eesmärkide suunas. Hävitada droonide ja ballistiliste rakettide võimekus, merevägi ja tuumaprogramm. Ütlesin, et läbirääkimised oleksid Trumpile võit. Kui me lõpuks lisaks sõjalistele eesmärkidele sunnime Iraani lubama inspektorite tagasipöördumist, piiramatul juurdepääsul ja kaamerate taasühendamist. Ja kui me nõuame 900 naela rikastatud uraani üleandmist, mis meie arvates on piisav 10-12 aatomipommi valmistamiseks, siis see antakse üle. Midagi. See on võit, sest me alustasime seda kõike 14 päeva tagasi. Jared Kushner ja Steve Witkoff ütlesid, et ei võta läbirääkimisi tõsiselt.
iraanlasi ei saa usaldada, on aeg lõpetada 47 aastat kestnud terroristlik režiim. Aga kui me ei saa sinna praegu jõuda, peame tagama kohapealsete inspektorite kaudu, et nad ei taasta oma tuumavõimekust ega püüdlusi. Täna laupäeva hommikul toimub palju asju, palju viimase hetke uudiseid. Sekretär Esper, aitäh, et meiega liitusite ja jagasite oma arvamust. On tore teid siin näha.